Tema on harilik Eesti mees Mart. Ta tahab saata pakki maale vanaemale. Esmasel vaatusel võiks justkui eeldada, et Mart ei ole kõige tihedam pakiautomaadi kasutaja. Ta on just sobiv kandidaat Itella pakikooli. Kas tõesti on Mart hädas pakikapi suuruse valikul? Õnneks on ühel kapiuksel olemas mõõdulint. Taibuka mehena närib Mart selle läbi ja valib ülima enesekindlusega enda arvates paraja kapi. Ai, Mart peaks jälgima pakiautomaadi ekraanil olevaid juhiseid. Pakiautomaadis ei saa maksta sularahas. Mart näitab taaskord üles erakordset taibukust ja maksab pangakaardiga. Voila! Kapiuks ongi avanenud. Mardi vanaemal on tulemas sünnipäev ja ta palus lapselapsel saata linnast peenemat toidukraami. Ananassi, paneeritud räime, maiustusi ja muid eksootilisemaid puuvilju. Alati tuleb veenduda, et pakk oleks kindlalt suletud ja et pakis olevad esemed nii-öelda rändama ei läheks. Kindlasti tuleb pakile kirjutada saaja ja saatja nimed ning mobiiltelefonide numbrid. Oh, seda Marti, vaadake teda nüüd. See on ju Siililegi selge, et see pakk sinna kappi ei mahu. Mart oleks pidanud olema hoolikam pakikapi suuruse valiku. Mart ei oska ja ei tea, kuidas pakki saata. Ära sina ole nagu Mart. Meie kohtume Mardiga peatselt järgmistes osades, kus me õpetame Marti korrektselt pakki saatma. Kohtumiseni!